tervisesportlase paketis kuulub kõigepealt on erinevad verianalüüsid, siis on kopsu-uuring, on spirograafia, tehakse lihase uuring myomeetriga, mida viib läbi füsioterapeut ja siis kõige lõpus on koormustest, et selline väga põhjalik, et võiks juba sportlane saada ikka korraliku ülevaate. Mina võtan teid nüüd endale kaasa. Jaa. Läks. Aga terve mina, mis see endas hõlmab? No see on selline, et saada selline esmane ülevaade. Seal on põhilised analüüsid, üldveri, suhkur, kolesterool, EKG tehakse ja siis arst lihtsalt vaatab üle. Samamoodi on ka kopsu-uuring, spirograafia ja kuulmine. Et see on selline kõige algelisem, aga põhimõtteliselt, et kui midagi kuskilt on natuke paigast ära, siis sealt kohe tuleb see välja, et edasi uurida. Kui pikalt ette peab kinni panema aja, et siia nagu pääseb? Terve mina paketi, ma arvan, et saab päris kiiresti, aga nüüd, kuna on spaaga koos ööbimisega, et siis tuleb natukene nüüd kombineerida, et sobiks nii ööbimine kui ka siis meie arsti vabad ajad, nii et selline kuukene oleks hea ette teada. Okay. Mida inimene peab ennem tervisekontrolli tulekut ette võtma või mida ta ei tohi ette võtta? Kui nüüd tulla tegema tervisesportlase paketti, siis peaks võtma paar päeva rahulikumalt, mitte tegema eelmine päev mingisugust suuremat treeningut ja võib-olla siis mingit võistlust, et kuna on lihasuuring ka, et siis oleks aja natukene paar päeva olla võib-olla puhatud, et saada nagu adekvaatselt infot, et mis seisus tegelikult lihased on. Suuremat pidustust ei ole ka hea ette võtta ja hommikul natuke söömata olla, et saaks vereanalüüsid võtta, ega tegelikult muud ei peagi tulema. Kas mingeid kaebusi seoses luude lihaste liigestega on? Ei ole. Ma tean, mul praegusel ajal on selgesti pinges, aga see võib-olla on nagu sellest ka, et ma praegu teen sellist natuke jõulisemat treeningut. Õige pea see sabatuseni, et ma usun, et siis läheb ka nagu alaselja valu ära. Ja ikka nagu asfaldil pikalt joostes ikka põlved annavad tunda. Aga mitte nii hullusti, et ma nüüd jalutan koju. Et nagu täitsa terve inimene, aga... Jaa. Samas kui asfaldil joosteks, siis valutavad ka kõige tervema inimese põlved pikalt, et selles mõttes ei ole nagu midagi anormaalset. Aga teeme ühe siis myomeetria. Seal paneb siis myomeetri, sellega saab siis mõõta lihaste toonust, elastsust ja jäikust. Me mõõdame täna ära käed, siis turja, selja, teist tagant ja sääreteist tagant. Ja siis see vastus tuleb sulle meili peale. Et seal on siis selgitud, mis parameetreid me mõõtsime ja mis tulemused on, kas on normist või normist väljas. Ja kui on normist väljas, siis see lõpus on harjutused, et mis sa saad siis võtta kavasse. Aga alustamegi kätest ja ma palun, et sa tuleksid istuksid siia selle tooli peale. Ja paned käed niimoodi lava peale. Ei, kell võib olla. Pinget siis hoidma kusagil ei pea, et see võib olla täitsa vabaks võib lasta käed. Nii, aga sa võid pöörata näoga aknasse, siis ma vaatan külje pealt. Ja nüüd seljad minu poole. Et üks asi, mis võib-olla on see, et pea on natukene eespool, ütleme, et see võiks olla tagapool. Et kui nagu rühkivad, aga iseenesest nagu see õlgade asend ja see on täitsa normaalne. Inimesel ikka peab olema selline kerge kumerus nagu ülaseljas, nõgusus alaseljas, et selles osas nagu oleme, et hüva pea asend, et nüüd
keha saab paremaks, kui ta lükkaks seda. Võib-olla peaks uhkevalt ringi käima. Jah, ma arvan küll, et võiks et see tuleks kasuks. Nii, aga tule istu ja siis vaatame esimesed tulemused ka üle. Praegult on verelõhk 110 ja 64. Nüüd hakkate niimoodi väntama, et ees oleks 60 kuni 64. Kohe. Ja tempos umbes niimoodi 1, 2, 1, 2, sekund pööre. Kiiremini mõtlen kohe. Ja vänta kogu aeg, katsuge hea tempo omal kätte saada. Muidu kiire on see. Niimoodi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me oma ajal hoolitseme selle eest, et meil hakkaks raskeks. Iga minut läheb raskemaks, nagu hakkaksite mäest üles sõitma. Ja vändake, ja. Nii, kui tal hakkab raske, siis me kohe seda pulssi näeme. 180. 80 võib kinni hoida. Mäest alla ka sõita natukene. No selles mõttes, et koormus läks nüüd tagant ära, jah? Et nüüd on lihtsalt see, et meil taastumis praegult protsess on praegult. Laske uuesti käsi rikuma. Seda 50. 60 võite kinni hoida.